No tšau, uus vlog. Ma olen üksi kodus, täitsa uskumatu. Lihtsalt, et poja läks Tallinnasse teatrisse. Keskmine läks sõbranna juurde ööbima ja väiksem on Randoga juubelil praegu kaasas, kuigi ta jõuab nüüd varsti koju. Aga jah, ma tegin tööd. Homme on konverentsil vaja ettekanne teha. Elan oma parimat elu, kuigi kurb on see, et saan teile näidata. Ainult üks on meil alles. Aga tellisin sushit. Ma oleks ka väga tahtnud minna sinna juubelile. Aga kuna ma pidin tegema oma asja valmis ja nüüd on kell juba hakkab 9 saama, homme on vaja ettekanne teha hariduskonverentsil, siis ma ei hakanud üldse riskima. Aga nüüd ma kavatsen nautida oma sushit ja võtsin selliseid, nii et täis pidu. Ja ma tavaliselt teen seda, et ma selle wasabi segan kokku sojakastmega. Sojakastet mul ei ole vaja eraldi tellida, sest mul on see kodus olemas. Kallan see kaane sisse. Wasabi läheb siia hops ka sisse. Segan ära ja ülimõnus. Praegu ma vaatasin seda sushit tellisin. Megal palju on kana sushit. Ma nagu mõtlesin, et huvitav, kas päriselt nagu Jaapanis ka on nii populaarne kanaga sushi kui Eestis. Samas ma tean, et mul poiss ka eelistab seda kana sushit. Üldiselt ma tegelikult korraks mõtlesin, et tellida sealt linna sellest ma nii viltu olen. Linna mai sushist seda sushi burgerit. Aga mõtlesin, et tead. Vahet ei ole. Proovin vahelduseks mingeid tavalisi sushisid erinevaid. Ja ma olen nii õnnelik. Ideaalne reedõhtu. Nii, ootamatult on teisipäevane tööpäev ka läbi saanud. Või mitte väga ootamatult, ma olen nii väsinud või juba ära oodata, mille ööunne saaks. Kell on 3. Aga hea päev oli. Üks laps kinkis mulle iseenda heegeldatud telefoni ekraani puhastajamise lapi. Mõni päev on parem kui teine. Kusjuures täna oli veel lahe, et õpilased saatsid, panen kõrvale siia koduse töö mulle. Koduse töö kõrval juures oli selline kiri. Ja veel oli see, et ma sain oma lõpualbumit kätte ja siis õpilased olid kirjutanud ka. Panen jälle siia kõrvale väga nunnusti klassijuhataja kohta. Vot, aga nüüd me lähme koju, on jah? Kas jah? Jah.
no tšau, käisime perekondlikul väljasõidul sinna kesklinna. Tegelikult me käisime tegemas pilte, mille saavad ID-kaardid läbi ja siis käisime New Yorkeris sellepärast, et lihtsalt tavalisi D-särke osta esiteks, teiseks esmaspäeval on see 4. mail kiusamisvastane päev ja rahvusvaheline ja kõik võiksid siis roosat särki kanda, kes on nõus sellega, et kiusamine ei ole okei. Ja ma nüüd sain sõidame läbi ranna just siin, kus see tühi parkla oli, siin lõpupoole on terviseparadiis ja siit on kõik ehitatakse suuri uusi maju. Hotell, spa hotell. Mul on siin paar tähtsad koosolekut nüüd täna ja homme ja mul on tegelikult arvutis mega palju tööd. Hommikul koolis käisin ära. Aga jah, et mul on megalt igasugust tööasju tegelikult väär. Nõmedaid üldse, mingi nõmedaid täiskasvanu asju. Vaata, kogu aeg on see, ma olen täiskasvanu, võin teha, mis ma tahan. Vaata. Tegelikult on see lihtsalt mingid täitsa tobedad kohustused. ID-kaart saab läbi, käi, tee pilt, elukindlust sa arve maksa ära. Mis meil veel on siin põnevat? Raamatupidaja vahetus, nagu firma jäi samaks, aga raamatupidaja konkreetselt, kes tegeleb, on teine. Sellele jälle ligipääsud. Mingisugust kirjad saate tahaks jonnida päriselt. Lisaks on lapsed kodus tõbised, mis tähendab seda, et ausalt öeldes nagu nendel päevadel ma tunnen kontorist väga puudust, sest nemad ei saa nagu aru, et mul on tööpäev ja nad arvavad, et jumala okei, et nüüd ma peaksin hoopis, ma ei tea, piimasuppi tegema ja voodis olema koos nendega terve päeva. Aga ma lubasin teha nii, et kohe kui ma koju jõuan, mis ma teen? Kiluvõileiba mul ei ole, mul on tuunikala konserv. Majoneesi ja sibulaga tuunikala salat saia peale. Kõlab hästi, see on nagu see Veriti võileivatort. Issa, mul hakkas endal ka suu vett jooksma. Aga siis teemegi nii. Tundub nagu mõnus, siuke enam-vähem lõunasöök, kell on 11. Aga jah, et eks ma siis jooksvalt hoian kursis, ma näitan teile ka oma New Yorki hauli mingi hetk. Ma ei tea, mis. No need on põhimõtteliselt, ühesõnaga, ma ei viitsi see, nii näitan. Ühe käekoti ostsin ka, Rando arvas, et mul ei ole seda vaja. Sellepärast, et mul on 1 000 000 käekotti väidetavalt kodus, mis esiteks ei kaugeltki ei vasta tõele. Ja teiseks, ühtegi sellist kotti mul ei ole. Ja kolmandaks, see on täpselt sellise mustriga kott, mida mul vaja läheb. Nagu, kas nüüd otseselt vaja, aga ma saan nii palju igasuguseid outfit'e kokku panna sellega. Ja ta on hästi mugav ja hea suurus nagu. Aga jah, eks ma siis võtan ühendust. Kes see on? Samad vend, kes vaatas mulle otsa. Sama nagu ta roheline oli. Sa näitasid tolle, et mine, jah? Normaalne. Aga ühesõnaga, et ma võtan ühendust siis, kui midagi näidata on, mis iganes see siis olema saab. No tšau! Valgus on natuke kehva. Aga ma mõtlesin, ma näitan ära, mis ma sealt New Yorkerist siis ostsin. Sellepärast, et lihtsalt. Esiteks, muidugi ma panen nüüd siia kõrvale, ma ostsin selle roosa särgi siis. Ja see roosa särk oli siis selle kiusamisvastase päeva jooks mõeldud. Ja siis me tegime siin videosid ja pilte ja kandsin seda särki ja väga hästi sobis. Üks lahe asi oli veel kusjuures vahepeal see, ma ei tea, nüüd on siin blogis väga palju neid, ma ei tea, kas see läbi on natukene liialt nagu enese upitamiseks. Aga mulle tähendavad siuksed asjad megalt palju, et oli selline peaasi Tervisekassa
mina ei teadnud, mingi konkurss, kus siis sai esitada õpetajaid kandidaadiks, et nagu rõõmu toov õpetaja põhimõtteliselt oli see, siis võistlus nii-öelda. Mitte võistlus, aga selline asi, kuhu sai õpetajaid nomineerida ja ma sain aru, et meil siis ühes tunnis oli sotsiaalpedagoog siis tulnud selle ideega, et noh, et kas õpilased siis võiksid mõelda, keda nemad tahaksid esitada sinna. Ja mina ei tea siis kes, aga igal juhul mind sinna esitati. Nii et sain sellise diplomi. Ja see on tegelikult, noh, mina ei tea, kõige suurem kiitus jälle üldse, et muidugi on selles mõttes ju ideaalne, kui tööandjad on rahul ja muidu nagu on korras tööasjad ja tööd on ja jätkub ja niimoodi. Aga kui õpilased selles mõttes märkavad, siis on see, noh, selles mõttes ülitähtis, et minu jaoks, et noh, selles mõttes, et tegelikult ju nende jaoks ma seal koolis olen ja ma alati mõtlen selle peale, et mõeldes tagasi nagu enda kooliajale, siis ei jää ju meelde seal nüüd otseselt mingid tunnid või asjad, aga jäävad meelde õpetajad kui sellised ja see nagu, mis tunde nad tekitasid. Ehk et noh, põhimõtteliselt mõnest õpetajast on elu lõpuni trauma, on ju. Mõtled, noh, meie ajal oli kool teistsugune ka, aga siiski, noh, eks kindlasti on praegu ka, et noh, tõesti ei mõtle hea tundega tagasi kõigi õpetajate peale, eks ju. Ja see, kui sina oled osa sellest koolist, mis siis, noh, kokku kõik õpetajad ja kõik asjad kokku, siis jätavad selle mälestuse ja siis kas sul on võimalus kallutada see nagu positiivsuse poole või negatiivsuse poole ja kas need mälestused on nagu head või halvad, et seal on igal õpetajal hästi suur roll. Ja ma selles mõttes mul on hea meel, et tundub, et ma saan mõne õpilasi nagu mälestusi kooli ajast pigem kallutada nagu positiivsuse poole. Eks sellega on ka nagu ta on selles mõttes, et ma üritan õpilastele hästi palju vabadust anda ja kohelda neid ikkagi kui inimesi, mitte kui lapsi. Ja eks seal on see õhuke piir, kust maalt nad natuke seda ära võib-olla hakkavad kasutama mõnikord. Ja ma ei taha kehtestada ennast läbi hinnete. See on nagu üks asi, mis on kõige raskem. Kehtestada ennast niimoodi, et neil ei ole hirm, vaid et neil on motivatsioon. Aga noh, hindeid ka tuleb panna ja eks see on ka jälle nii, nagu ta on. Ma ütlen ja mulle ei meeldi nagu halbu hindeid panna, ütleme siis niimoodi. Muidugi ma pean seda tegema mõnikord. Aga jah, et see tunnustus oli minu jaoks ootamatu ja ülimalt oluline ja meie koolist üks õpetaja sai veel selle tunnustuse ja see, noh, nii palju kui mina olen kuulnud ja see on ka hästi äge, sest et ta on mul üks hästi lahe kolleeg nagu, kellega me saame mega hästi läbi ja klapime ja teeme asju koos, muid asju ka väljaspool kooli. Aga hakkan näitama siis New Yorkeri asju. Esiteks ma ostsin sellise särgi ja see ei mahu siia sisse ära. See on nagu selline meeste XXL ja ma ostsin selle tegelikult ma ostsin selle mõttega selle nii suure, et kanda kleidina äkki. Aga kleidina ta jääb suhteliselt lühike, nii et tegelikult ma arvan, et ma saan kanda teda selle pika pitsilise seelikuga, mis ma Jagast viimati tellisin. Ja siis ma saan kanda teda, mul on need lühikesed retuusid, kus on pits äär all, on ju, näiteks sellega. Et eks ma siin olen selle viimasest lookbookist saadik sellise lookbooki meisterdamisest sellest videost saadik sellel lainel, et niisuguseid ägedaid outfit'e kokku panna ja rõõmu tunda nagu riietest ja riidesse panemisest iga päev, aga sellega on natuke nagu see, et noh, kooli ma ikkagi igasuguse outfit'iga, noh, ma ise tunnen, et ma nagu ei lähe ja ülikoollatšisse ka on ja kolledži ka ei lähe nagu igasuguste riietega, aga noh, igasuguseid vaba aja üritusi, üritusi, kevad käes, suvi tuleb, et
et saab nagu rohkem niimoodi väljendada ennast läbi riiete, et natuke teha endale põnevamaks seda asja ja ei pea võib-olla nii kammitsetuna tundma, ma ei saagi öelda kammitsetuna tunda, aga põhimõtteliselt ikkagi töökeskkonnas tuleb nagu natukene mõelda rohkem läbi, mis ja kuidas sa selga paned, onju. Siis ma ütlesin, et ma ostsin ühe selle koti. Sorry, ma olen nii väsinud. Ostsin koti ja see on sellise. Näed sellega kanda. Mõte oli tegelikult, miks ma ta üldse ostsin, oli see, et ta maksis mingi 2 eurot või 3 eurot, no 2 midagi, 2 eurot sentidega. Ja kuna mul on hästi meeldiv leopardi mustrit tuua sisse, siis ma saangi näiteks panna, et näiteks paned üleni mustad riided, siis ma panen oma selle leopardi püksivöö, tanksaapad ja selle koti. Ehk et ei ole nagu üleni, ei pea olema leopardid, nagu ma sellega olen, vaid et saab nagu selliseid väikseid detaile tuua sisse ja natukene põnevamaks teha ka siis, kui ma näiteks koolis käin või midagi. Siis põhiliselt ma mõtlesingi jah neid selle, et ka, siis ma ostsin ühe tavalise musta T-särgi sellise nagu pikemate varrukatega. Mulle meeldib, kui varrukad on pikemad. Et see nagu tööl käia ja nii edasi ja tagasi. See, kus juures ma vaatan päris kallis praegu. 9,99. New Yorkerist üldsegi nii kalleid riideid ostsin. Ma ei mäleta, see oli tükk aega tagasi, kui ma ostsin neid, kui nüüd nii jälle kristalliselt aus olla. Ma ei saa aru, kui see kaamera on must või ma loodan, et te näete mind. Katsume selle video kuidagi üle elada ja siis vaatame edasi. Siis ostsin ühe sellise ka põhimõtteliselt, kui nööbid kinni panna, siis töö juures käia ja kui mitte panna kinni, siis mitte töö juures käia, aga 8 eurot. Et selline kraega ja ta on nagu eest siit lahti, saab rohkem lahti teha, saab kinni nööpida, kui on töö juures vaja kanda. Et teine asi ongi see, et lõbusaid riideid on lõbus osta, aga see, tegelikult on see ikkagi, et pesamune jõudis kuju. Aga tegelikult on see jah, et igapäevaselt töö käimise riideid, läheb kogu aeg väga palju ja nüüd me oleme veel keskmise lapsega ja tütrega ühes suurusest täpselt, mis tähendab seda, et mu riidekapist lähevad kaduma asjad. Viimati läksid mu lemmikpüksid, aga ta on nii rahul nendega, et ma ei taha nagu ära ka neid tagasi küsida. Nii et siis mul peab olema nagu suuremad varud. Siis võtsin ühe sellise. Sellepärast puhtalt, et mulle meeldis see, et tal on siuke kõrgem krae. Ja see maksis, ta oli soodukaga praegu 6 midagi. Et tal on selline krae. Ja ma ei tea, selja taga on suur see. On nagu on, aga ta on siuke natuke teistmoodi. Ja sellega ma saan tööl käia ja sellega ma saan ka panna mingeid vaba ja riietusi kokku soovi korral. Nii, ja viimane. Mis see on nüüd siis? Huvitav, kus nüüd sekk on? Ma olen seda sekki nüüd küll oleks tarvis. Oi. Aga jah. Viimane on siis oli ka 7 ja see on selline. Et põhimõtteliselt nagu siuke bändi T-särgina kasutada. Ma tegelikult tahan siukest asja ka teha, et pikkade käistega särgi peale võtta ühe mingi bändi T-särgi, aga mul ei ole nii palju, et ma raatsiks, et lõigata lühikeseks ja nagu võib-olla isegi varukad ära ja vestiks selliseks, et siis saab peale panna millelegi. Et selles mõttes on see selline ka kihvt, aga praegu ma ütlen, mul on natukene, tead, isegi huvitav oli vaadata, mis ma ostsin, sellepärast, et ilmselgelt see oli mingi teine mina, kes neid särke ostma käis, sest see ostmas käis sellepärast, et aga see ongi niimoodi, sellepärast mul ongi igaks olukorraks põhimõtteliselt riided olemas, et ükskord lähed ühe tujuga ja teinekord lähed teise tujuga poodi, aga lõppkokkuvõttes on nüüd sellised tööl käimiseks tavalised särgid ja paar siukest põnevamat ka suhteliselt väikse raha eest ostetud.
Nüüd tegelikult ma tegin sihukest asja, et ma emadepäevaks saan laste ja Rando käest, nemad ise ei tea veel seda ja ma ise maksin. Aga emadepäevaks saan laste ja Rando käest siuksed lokitangid, mis on need, mis tõmbavad ise salgu sisse. Et ei pea kruttima ja ei pea jaurama. Ja sellepärast, et mingi emadepäeva soodukas oli. Aga neil on-off'is oli see soodukas ja ta oli reaalselt, ma ei tea, 60 eurot odavam kui muidu. Ja vaatasin ka, et oleks saanud tegelikult, sest on-off'is ei olnud sees seda konkreetselt mudelit. Ta on nagu selline, peaks juustele ka hästi mõjuma ja tal on erinevad need suurused, saad teha laineid ja lokke väiksema krussis ja niimoodi. Aga Euronix oli minu arust veel natuke kallimad ja ei olnud soodukad, sealt oleks nagu kohe saanud. Aga siis ma helistasin sinna on-off'i ja siis see on MySelveris on see on-off. See on hästi tore teenindus, hästi siuksed sõbralikud, toredad teenindajad. Ja ühesõnaga pikalt on see, et ma tellisin ära selle endale siis Rando ja laste poolt emadepäevaks. Nii et ma arvan, et mingis järgmises vlogis tahaks katsetada lokke teha, sest ma tahaks neid mõnikord ikkagi kas pildistamiseks või midagi kanda neid nii-öelda külge klipitavaid juuksepikendusi, mis on lokkis. Ja teiseks nagu üldse suveks panna siukseid, kui on tuulisemad mingid kohad ja asjad, et siis on hea panna üles juuksed, aga siis on hästi kena, kui on mingid siuke väike laine või lokk sees, et minu see tavapärane kräsu on nagu ta on. Aga jah, ja siis seda ma loodan, et see nüüd varsti jõuab, et näitame mingites järgmistes vlogides ja mul on siin igast project bännid ja ära kasutatud tooted, igast asjad, mida tahaks näidata, aga ilmselgelt ma praegu ei hakka neid näitama ja filmima ka järgmisteks videoteks, sellepärast et siia ma pean mingi valgusega midagi välja mõtlema, et mulle meeldib siin voodi ees põrandal muidu nagu filmida, aga pime on jah, sest valgus on selja taga, aken on selja taga ja ma ei tea, miks ma teile seda räägin, see ei huvita teid üldse tegelikult ilmselt. Vot, aga ma olen nii uimane ja, et mitu päeva ära ärganud, et ma tõmban selle vlogi siin kokku ja ma loodan, et sul kõik hästi, aitäh, et sa olid siin ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšau!